tere, tere, tere. Tere, Facebook ja YouTube ja suur aitäh kohe alustuseks. Alustame kohe tänuga kõigepealt. Kõik te armsad, ilusad, hoolivad ja head inimesed. Aitäh teile, kes te olete mu postitusi jaganud ja laikinud ja kommenteerinud. Oleme siiamaani rääkinud õpetatavusest ja kui ütlen selle veel siia ette ära, et ma tean, sest ma tunnen seda enda sees, et paljud, kes vaatavad ja jälgivad, saavad nendest asjadest aru, et selles suhtes ei ole siin päikese all midagi uut, et seda ma olen enne ka ütlenud. Aga ärkamisprotsessis mina ise vajasin sellist abi, nagu ma ise praegu pakun. Et selles suhtes lihtsalt jagage. Te kunagi ei tea, kes teie tutvusringkonnas võiks just sellist informatsiooni vajada. Või siis, et kuna mina seda jagan, et siis sellist maskuliinset toetust endast väljaspool. Et minu enda tutvusringkonnas on ju ka selliseid inimesi, kes tegelikult otsivad ja tahavad sellist toetust. Nii naiste kui meeste seas. Või sellist teadmiste voolu. Ja paljud nii-öelda suhtes olevad mehed ja naised, üks osapool tahab, teine osapool ei taha ja siis ei ole nagu oma selles pererollis või selles partnerlussuhtes saada sellist toetust. Et ma ei otsi siin selles mõttes ennast kellegile peikaks või midagi sellist. Ma olen lihtsalt sõnumitooja ja see on kõik. Seega leidke enda sees see hoolimine, südametunde sees, lihtsalt jagage neid. Et igasugune kasv, ta ju mõjutabki tegelikult aju tegevust. Ja aju ongi meil siin maailmas tööriist. Ja me peame õppima seda kasutama, me peame seda tasakaalustama, sest see tasakaalust väljas olek, ühed inimesed on rohkem ühel pool, teised teisel pool, see tekitabki meie ühiskonnas sellist lõhenemist. Tahtsin selle ära öelda, et kui inimene on jõudnud arusaamisele iseenese õpetatavusest, et on see muld ja pind on ette valmistatud, siis ta peab mõistma, et edasiseks tööks või muutuseks on ülivajalik mingisugused nõuded, mingisugused tingimused on täita vaja. Et inimesed ütlevad, et nad soovivad, et teatud elulised inimeseks olemise tingimused oleksid tagatud neile endale, nende perele, külale, kogukonnale, riigile, isegi inimkonnale on ju. Tingimused nagu näiteks õnn, armastus, tervis, rahu, vabadus, jõukus, küllus. Tahame seda kõike endale. Ja me tegelikult ju südames inimestena tahame seda teistele ka. Me tahame, et kõigil oleks ja me tahaks, et maailmas valitseks rahu, vabadus ja armastus. Aga et seda saada, on vaja mingisugused nõuded, on vaja täita, mingisugused tingimused on vaja täita selle jaoks. Et mitte, et teeme plaastritele plaastreid ja tablettidele tablette, vaid on vaja vaadata põhjustesse. Nii et igasuguse kaasa arvatud maailma muutmise protsessis on nõutavad tingimused individuaalselt igas inimeses, teadmised, mida siis üritada mõista
ja siis läbi selle mõistmise, nendest teadmistest, sisse võetud teadmistest, tulla mõistmisele läbi mõtiskluse. Ja see siis annab meile piisava kütte, inspiratsiooni, motivatsiooni, et tegutseda. Kas või vajadusel juurde õppida, mis iganes valdkonnas keegi tahab midagi õppida. Et nii-öelda nõuded ja teadmistee roll on selle osa nimi. Et teadmiste roll ja tarkuste vajalikkus on ju. Ma ei oskaks rääkida, kui ma ei oleks õppinud seda ära. Kui ma ei oleks infot sisse võtnud, kui ma ei oleks teinud ise ihuüksi iseendaga tööd, vaatanud peeglisse ja küsinud, miks ma käitun nii, miks ma tunnen nii. Miks ma tahan nii, aga miks mul ei ole? Ja siis kui jõudsin arusaamisele, siis hakkasin tegutsema, füüsilise kehaga tegema, endast seest väljapoole elama. Et nagu eilses videos ma vist mainisin, et ma olen isiklikult rahu armastav inimene, introvertne inimene. Ma olen omaette rahulikult nokitsen ja ma olen õnnelik. Ma tunnen õndsust ehitada oma kätega, katkiste arme täis kätega, iseendale oma kodu ja oma kodu ümbrust. Ma olen siis õnnelik ja kui ma sellest räägin, mul tulevad külmavärinad. Aga kuna meie maailmas valitseb nii lai ignorantsus, pimedus, inimesed on psühhoosis, neil puudub reaalsustaju, ja selleks on erinevad põhjused, millele ma järjest lähemale jõuan. Ütlen, et ilmselt on umbes 40–50 videot tulemas, et ma saaksin anda kõik selle välja, mis minus on anda. Ja ma ei tee seda ju isekusest, vaid isetusest. Võtan selle aja, tulen siia, teen selle video, laen selle üles, kirjutan kõik need asjad, ja siis jagan välja. Sest mingis mõttes ma olen isekas ka, sest ma tahan, et maailm oleks ilusam, toredam, rahulikum ja vabam ka teistele inimestele. Nii et mind mõjutab teiste inimeste ignorantsus. Et see jõuab nii-öelda minu koduhoovile ka. Ja mina meeste rahvana pean seisma iseenda ja oma lähedaste eest. Iga mees peaks seda tegema. Mitte andunult tööl käima ja makse maksma, võid vahelduseks raamatu kätte võtma ja vaatama, mida ta teha saab. On ju? Me oleme mehed. Me oleme mehed. Ma ei tea, kas mehed saavad aru sellest või mida meheks olemine üldse tähendab. Nii et teadmiste roll ja tarkuste vajalikkus. Soodsate tingimuste loomiseks on vajalikud teadmised iseendasse sisse võtta, iseseisvalt, individuaalselt. Teadmised annavad meile tõuke tegutseda. Teadlikkus tekib teadmiste mõistmise kasutamisest. Elukogemus, elutarkus tekib teadlikkust kasutamisest, eks ole. Et on nii palju inimesi, kes lihtsalt kannatavad ja nad ei tea, mille pärast nad kannatavad. Ja ainukene viis, kuidas nad saaks teada, et nad kannatavad, on leida alandlikkus ja tunnistada endale, et ma olen rumal, ma olen loll, ma ei tea. Et ma tean, et ma tean päris palju mina isiklikult inimesena. Aga samas ma tean, et ma ei ole täiuslik, mul on nii-öelda vigu ja ma ka ärritun ja no ma olen inimene. Aga ma hoian selle enda sees, ma hoian selle vaos, ma tegelen sellega ise oma ette. Ma ei pea segi jooma ennast igal nädalavahetusel, et saada mingit
emotsionaalset leevendust, sest ma muidu olen vabal ajal lihtsalt sitakott, pasakott, argpüks ja ei julge vaadata isegi enda tunnete sisse, veel vähem sellest, et ma julgeks tunnetada neid, mis mu sees toimub, neid tundeid. Selle jaoks on teadmiseid vaja, eelteadmiseid, mida see tähendab ja kuidas sinna minna. Need tarkused ja teadmiste roll on ülivajalik. Kui sa tahad mingit muutust ellu tuua, sa pead õppima, sa pead midagi teada saama uut, et siis selle najal tegutseda. See on see video praegult siis. Ja järgmises videos, et see jätkub, järgmises videos ma räägin teadmatusest ja versus ignorantsus. See on jälle üks mõiste, mis on vaja mõista, aru saada. Et see jada informatsiooni jaga, mis ma pakun, see täiustab ja võimendab inimese intellekti. Intellekt on nagu jadaprotsessor, süstemaatiline, strateegiline mõtlemine on ju. Et mina olen enda intellekti kasutades pannud kokku selle informatsiooni raja sellisel viisil ja kujul. Et intellekt on ainult üks ajupool. Intelligentsus on õpitav. Mare Roos just üks päev hästi kirjutas, küsis, et mis vahe on intellektil ja intelligentsusel. Siis ma kirjutasin talle ja ta võttis seda ilusti kokku. Intellektuaalsus on kaasa sundinud, aga intelligentsus on õpitav. Täpselt. Väga hästi öeldud. Suur aitäh sulle, Mare. Nii et jätkub. Kogu see rall jätkub. Ja kogu selle ralli sees kannatlikkus ja kannatlikkus ja alandlikkus olla kannatlik. Lõppkokkuvõttes võin ma isegi öelda nii, et perse see info. Aga kui sa käid selle raja läbi, sa õpid samm-sammulist kannatlikkust, distsipliini ja ühtlasi ka alandlikkust iseenda suhtes. Et ma käin selle läbi, ma teen selle läbi. Ja see kannatlikkus ja distsipliin ja alandlikkus, need on ühed suuremad väärtused, mille taga seisab kingitusena hoolivus, iseenesest hoolimine, iseenese armastamine. Kõik asjad on omavahel kuidagi seotud kooskõlas, sest see on loodusseadus, see on niimoodi lihtsalt toimiv. See ei ole inimese tehtud seadus, see on loodusseadus. Universumi looja, Jumal, kes iganes, kuidas tahab mõelda. Tema pani need seadused paika meile avastamiseks. Ja küll me jõuame sinna kõigini. Igatahes, järjekordselt jagage, saage iseenda hirmudest üle. Et vaadatakse ju palju, aga ei julgeta jagada. Mõtle, sa vaatad, aga sa ei julge jagada. Mida sa kardad? Miks sa kardad? Sa kardad mõtteid enda peas. Ja see ongi see sama psühhoos, kus inimesed sees on. Reaalsustaju ei ole ennast teadvustav, vaid on psühhoosis, magavas sellises hingeunes. Psühholoogia on vaimuõpetus. Psühhoos on vaimu sulgumine arusaamiseks, mis toimub reaalsuses. Hästi lihtne. Jah, ma lähen jälle lappama ära. Et suur aitäh teile, palun jagage, palun laikige, palun kommenteerige. Inimesed, kes te vaatate YouTube'ist, olge palun kenad, tulge Facebooki, kasvame koos leheküljele. Ja inimesed, kes vaatavad Facebookist, aga ma näen, et see infojada võib olla segadust tekitav, et te saate tulla kasvame koos YouTube'i kanalile, et seal on playlist nii-öelda järjestuses need videod. Sa saad alati sinna tagasi tulla ja lihtsalt järjest vaadata mugavalt. On ju. Ja igasugune lisainfo, mis teid võiks huvitada, on videokirjelduses. YouTube'is on ta video all ja Facebookis on ta tavaliselt video üleval. Et kõik on teie jaoks tegelikult olemas. Ja sina ei pea mitte midagi muud tegema, kui tahtma ja tarbima. Sel juhul siis kvaliteetselt oma vaimu energiavoolu kasutada, et saada midagi kvaliteetset tagasi. Jep. Peace out ja järgmise korrani.